Tühisuste tühisus. Kõik on tühine. Tühisuste tühisus. Kõik on tühine. Mis tundeid tekitab sinus selle hüüatuse kuulmine? Kas millelgi pole mõtet? Või on mõnel asjal siiski natuke mõtet? Või on see üks mõttetu hüüatus? Püsi minuga kaasas ja sa saad järgnevate minutite jooksul teada selle lause sügavamast tagamaast. Minu nimi on Christopher ja olen abielus ja ühe vahva väikemehe isa. Ma töötan koolis õpetajana ja teen koguduses nii hoogsalt kaasa, kui suudan. Aga nüüd, nagu alguses lubatud, harutame täna elu tühisuse või mittetühisuse küsimust ja vaatame seda just piiblist, raamatute raamatust, koguja raamatu kaudu. Selle raamatu suhtes on igal inimesel erinevad hoiakud. Mõni ütleb, et koguja on kohutavalt depressiivne raamat. Mõni ütleb, et seal on päris huvitavaid mõtteid elu kohta. Mõni ütleb, et sellest ei saa hästi aru, sest see on mingil igivanal ajal kirjutatud. Ja mul on hea meel täna selle kummalise piibli Vanatestamendi raamatu esist riiet pisut kergitada. Koguja raamat pandi piibli tekstide uurijate hinnangul kirja vahemikus 900 kuni 180 aastat enne Kristust. Raamat ise algab sõnadega koguja, Taavetipoja, Jeruusalemma kuninga sõnad, mis see annab selge viite legendaarse Iisraeli kuningas Saalomonile. Kuna teose lõppsõnas kirjutatakse Saalomonist kolmandas isikus, võib arvata, et teos on lõplikult kokku koondanud hilisemad isikud. Aga siiski on kirjandusteadlaste hinnangul raamatus selge saalomonlik tuum ja tekst joondub tema elukäigu ja kogemusega. Raamatust parema arusaamise jaoks peame küsima, kes oli Saalomon ja mis elu ta elas. Legendaarse Iisraeli kuningas Taaveti legendaarne poeg Saalomon oli erakordne valitseja ning arvatakse, et tema valitsemise ajal oli Iisraeli monarhia ainus periood, kus nad asetsesid õigustatult teiste võimsate, mõjukate idamaiste kuningriikide kõrval. Saalomon asus troonile umbes 10-aastasena pärast oma isa Taaveti surma. Troonile asumine ei läinud keerukusteta. Trooni püüdsid haarata tema vennad, kes kõik teatud sündmuste keerkäikudes oma elu kaotasid. Ühe imeloona võime Saalomoni kohta leida piiblist esimesest kuningate raamatust, kuidas Jumal annab Saalomonile unenäos ilmutuslikult võimaluse paluda temalt mida iganes. Selles olukorras palub Saalomon endale südant, mis oskaks teha vahet heal ja kurjal, et rahvast paremini valitseda. See palve oli Jumalale väga meelepärane ja ta varustas teda enneolematult suure võimega maailmast ja inimloomusest aru saada. Tema elu esimene pool oli särav. Ta sõlmis häid kaubandus- ja liitlassuhteid teiste kuningriikidega ja ehitas võimsaid rajatisi, mille absoluutne tipp oli tempel Iisraeli Jumalale. Elu teises pooles, olenemata prohvetite hoiatustest, võttis Saalomon endale liignaisi võõrastest maadest ja religioonidest. Püüdes meeldida ja olla tolerantne, ehitas Saalomon nende usundite praktiseerimiseks oma riiki ka templeid. Me ei pruugi osata ettegi kujutada, milliseid pingeid tõi selline käitumine ühiskonnas ja eriti Iisraeli Jumala templi preestrite südametes. Siiski säästis Jumal Saalomoni tema isa Taaveti ustavuse pärast, nagu ütleb tekst, ja alles Saalomoni järeltulija Rehabeami valitsuse ajal lagunes kuningriik kaheks, kaotades nii oma jõu ja positsiooni. Saalomoni elu peal võime näha korraga nii Jumala täiuslikku soosingut kui ka inimlikku ebatäiust. Kui Saalomonile omistatud tekste piiblis vaadata, siis öeldakse, et armastuse ülemlaul oli tema noorusea puhas ja kirglik väljendus ning õpetussõnad elu keskpaiga pragmaatilisem väljendus. Aga koguja raamatut võib pidada tema vanaduspõlve kahetsuseks ja kokkuvõtteks. Kogujat võiks põhimõtteliselt mõista kui kokkukogujat, eluvaatluste kogumikku, mitte kui kollektsionääri või lihtsalt kokkukuhjajat. On arvatud, et kuningas Saalomon tegi mastaapseid vigu ja ta
püüab kogu raamatu tekstide kaudu anda edasi hoiatusi, mille suhtes ta ise komistas, et tulevased põlvkonnad ei peaks samade kivide otsa komistama. Samuti on raamat suunatud ka teistele tollastele valitsejatele, kes tema tarkust ülikõrgelt hindasid. Kogu raamat ei ole lihtsalt filosoofiline arutlus või traktaat või uurimus, vaid see on nagu muusikaline suurteos, mille alguses tutvustatakse kohe peamist motiivi, mida hiljem eri valgustes näidatakse. Kogu raamatut raamistab tekstimotiiv tühisuste tühisus. Kõik on tühisuste tühisus. Ja lõpuks jõuame me selle masendava lause juurde. Piibli uurijate arvates võiks koguja teost lugeda selle pilguga, just seda motiivi nagu kuskil kuklas hoides. Miks koguja siis nii jõuliselt seda tühisust rõhutab ja korrutab? Raamatus mainib koguja seda lauset 3 korral ja vaatame alustuseks esimest, mis asub kohe teose alguses. Video võib nüüd korraks pausile panna ja lugeda kas kogukonnas koos või omaette koguja raamatu esimest peatükki. Koguja alustab poeetilise osaga, mis kirjeldab peaaegu nagu depressiivsel toonil asjade, protsesside, tsüklilisust, looduse näidetel. Ta nimetab inimelu kogemust väsitavaks. Silm ei küllastu nägemast, mitte selles mõttes, et inimese soovidele pole lõppu, vaid see, mida silm näeb, varsti enam lihtsalt ei paku seda naudingut, mida soovitakse. Sest mis on juba nähtud ja enamasti on meie ümber ka mingi sama õnnetu narratiiv, mida on ka juba piinavalt palju nähtud elus. Siis toob ta välja asjade korduvuse ja unustusse vajumise. Lucretius, Vana-Kreeka filosoofina, sellest tekstist inspiratsiooni saades on kirja pannud kuulsa lause Fessus satiate videndi, mis tähendaks tõlkes tüdimust või väsimust lakkamatust vaatamisest. Ta väljendab, et me oleme ilu ja maailma imede nägemisest küllastumisena väsinud. Peatükk lõpeb teatud mõttes nagu mingi eksperimendi kirjeldusega, mille tulemusega ja nende tulemustega hakkab lugeja järjest tutvuma, kui ta loeb seda raamatut edasi. Eksperimendi suurejoonelises sissejuhatuses on siiski juba häälestuseks ülirõhutatult toodud välja, et kõik on tühine. Tühine või tühisus algkeeles hevel tähendabki tühjust, midagi ajutist ja mitte rahuldavat. Sõna leiab kasutust ka auru või hingeõhu tähenduses, mis viitab kaduvusele. Kord oli, enam ei ole. Paneme nüüd video korra veel pausile ja loeme läbi peatüki 3 koguja raamatust. Siin peatükis räägib koguja ajast ja kohtust. Ta ütleb, et igal asjal on aeg. Algkeeles on toodud välja 2 aja mõistet, millest üks tähendab kronoloogilist aega ja üks seda õiget aega, nagu kreeka keeles kroonos ja kairos. Inimelu on nagu protsess, mille edu sõltub, kas tegevusi tehakse õigel ajal ja vana aja mõtlejad on inimelu kujutanud ette ka kui korduvate sündmuste ja tegevuste jada, kus inimese ülesanne on korduste esinemisel oma tegevusi aina lihvida üha perfektsuse poole. 14. ja 15. salmis 3. peatükis öeldakse, et täiusliku looja Jumal otsib möödunu taas välja. See on hea lisandus esimeses peatükis väljendatud inimelu kaduvusele, monotoonsusele ja mustrite korduvusele. Kuigi inimelu kõike seda on, siis Jumal on lubanud oma täiuses just nii juhtuda, et meil oleks võimalik märgata mustreid, märgata Jumala teid, küsida küsimusi, mõista oma kohta inimesena ja alanduda Jumalale ja tema igavesele plaanile. Siinkohas tasub välja tuua, et religiooni uuringutes võib usundid suures plaanis jaotada ringkäigu usunditeks ja teleoloogilisteks usunditeks. Ringkäigu usundites on rõhk kordumisel, inimene kordab elu ringkäiku, maailm hävineb ja muudkui luuakse uuesti ja nii edasi.
teleoloogilistes religioonides on ajal lineaarne suund algusest lõppu. Tavaliselt on lõpu tähistajaks pääste, kohtumistmine või uue jäädava maailma loomine. Ja võib tunduda, et koguja maalib meile nagu sellise ringkäigupildi, kuid tegelikult näeb ta just maailmapildis, selles juutlikus maailmapildis väga selget algust ja lõppu. Jumal on alguses loonud täiusliku maailma ja nagu koguja raamatu lõpuridadest võib lugeda, läheb vaim Jumala juurde. Inimese vaim läheb Jumala juurde. 3. peatüki salmides 19 ja 20 tuuakse taas välja, et kõik on tühine, aga nüüd rohkem nagu igavese elu tasandil. Selle elu juures on ajalik, kõik otse kui aurustuv. On toodud isegi välja selliselt, et kõik, mis inimesel on rohkem kui loomal, on lihtsalt rahuldamata soovide ja vajaduste koorem, aga lõpuks surmajärgselt on see elu loomal ja inimesel kokkuvõetav sarnaselt. Lihtsalt hingatud hingeõhk. Salmis 21 küsib koguja lugejat nagu ergutada püüdes skeptiliselt, kas inimese vaim üldse läheb Jumala juurde. Ja ma palun nüüd, et selle video te veel kord paneksite pausile ja vaataksite siis viimast korda veel ja loeksite koos ühiselt koguja raamatu 12. peatükki. See on lõpetuseks loodusrikka tooniga peatükk. Esimeses salmis julgustatakse lugejat mõtlema Jumalale oma nooruses, enne kui tulevad rasked vanaduspäevad, kui tervis on nõrk ja nooruslik energia kaob. Seda illustreeritakse mõtte rõhutamiseks paljude näidetega, näiteks mandlipuu õitsemine. Mandlipuu ise tähendas Vanas Testamendis sümbolina hävingut, aga selle õitsemine lunastust või päästet. Jumala abi. Lisanäitena võib tuua välja selle mandlipuu kohta 4. Moosese raamatust Aaroni mandlipuust saua õitsemise. Teiseks kapparipung tähendas sümbolina nooruslikku jõudu ja vitaalsust. Aga kui see tugeva maitsega mari enam ei virgutanud söögiisu, siis tähendas see seda, et vanadus on käes. Ja kui rohutirts vaevu liigub, tähendab see seda, et kui ta ei jaksa enam hüpata, on ta lihtsalt vana ja jõudu ei ole enam. Eelmise aasta oktoobri keskpaigas ühel õhtul tundsin esimest korda elus oma reie tagakülgedel kummalist valu. Mul oli varasemalt juba aastaid olnud alaselja valude episoode, mis kõik vaibusid, kui keskendusin teatud spetsiifiliste harjutuskavade tegemisele. Seegi kord mõtlesin, et harjutan ja võimlen ja jalutan selle valukese oma alakehast välja. Mõne päevaga läks valu siiski talumatult suureks ning konsulteerides perearstiga sain oma elu esimesed retsepti alusel väljastatavad valuvaigistid. Paari nädalaga selgus, et neist ei piisa ning olin ühel hommikul sunnitud pöörduma EMO-sse, kus mulle koostati 3 valuvaigistist koosnev kange valuraviskeem. Lisaks kirjutati mulle ka valuvaigisti, mida manustatakse juba lõppstaadiumis vähihaigetele nende piinade leevendamiseks. Nädalatest said kuud ja kuudest said aastaajad. Mäletan, kuidas iga toimetus kodus iseendaga nõudis tohutut keskendumist ja õigeid liigutusi, et oma valu mitte suurendada. Pikaajalisel haiguslehel viibides jõudsin palju mõtiskleda elu mõttetusest. Avastasin end palju küsimas, miks inimesed siin planeedil üldse on ja miks neid nii palju on, kui elu on nii raske. Mina kogesin üht sorti füüsilist vaeva, aga vaeva ja valu on teadagi mitmesugust ja enamik inimesi kogeb ühel või teisel moel oma elus vähemalt korra kohutavat piina. Kui piirduda koguja poolt esitatud mõtetega inimelu tühisusest, ebaoriginaalsusest ja lühiajalisusest, siis võib öelda, et mu seljavalud olid täiesti mõttetud ja see oli üks maha visatud aeg. Kibestumiseks oleks palju alust ja lõpuks trügiks pähe mõte, kas elul on üldse mõte. Siiski, juba koguja ise väljendab ühte oma veendumust 3. peatükis, mida äsja lugesime. Ma mõistsin, et neil pole midagi paremat kui rõõmus olla ja elu nautida.
on ju seegi Jumala and igale inimesele, et ta võib süüa ja juua ning nautida head, hoolimata kogu oma vaevast. Tasapisi hakkas leevenema minu valu ja üha rohkem jaksasin rõõmustada elu pisikestest nüanssidest. Näiteks võisin oma lapsega legodega mängida ja süüa oma abikaasa tehtud head toitu. Väga kalliks sai mulle see, kui keegi mulle lihtsalt helistas. Minu eest palvetati live-situatsioonis rohkem kui kunagi varem. Seljadiski probleemid on väga levinud ja ma isegi läbisin ja olen ikka taastumas millestki suures plaanis väga levinust. Küsisin raskes olukorras küsimusi, mida küsivad teisedki inimesed, kes on samas olukorras, ja selles mõttes on minu olukord Koguja raamatus musterneidis. Ja musterneidis on see ka sellepärast, selles mõttes, et ma mõistsin palju sügavamalt elurütme, vanadust, vananemist, oma elu ja võimete piiratust. See pani mind Jumala poole hüüdma ja temalt abi paluma. Suures plaanis piinadel siiski lõppu ei tulnud. Üsna varsti minu taastumisperioodil pandi minu tädipojale, ühele mu väga lähedasele inimesele, sama diagnoos, aga tema sümptomid olid kordades hullemad. Ta viibis nädalaid haiglas ja suure osa sellest pideva morfiini mõju all, et suur valu ei tekitaks minestust. Tagatipuks juhtus tema abikaasaga suur õnnetus, mille tagajärjel lõikas klaaskild läbi tema pöidla kõõluse. Sellega olid 3-lapselise pere mõlemad vanemad ühel perioodil haiglas erinevates osakondades ja vallandus suur kriis nii vaimselt kui füüsiliselt. Iga päev olin ma oma tädipojaga kontaktis, teda julgustamas, oma kogemusest lähtuvalt ja ka piiblisõnaga. Me maadlesime elu mõttetuse küsimuse käes. Aga siiski päästjast Jeesusest kinni hoidmine ja vahepeal lausa jonnakalt usus kindlaks jäädes püsis pea elu mõttetuse lainetes siiski lainete peal. Koguja mõistis juba enne Jeesuse tulekut siia maailma, et hea on tunda nii palju rõõmu kui võimalik selles vaevalises elus, sest Jumala seatud rütmid võimaldavad meil teda paremini mõista. Tänasel ajastul võime rõõmsalt tõdeda, et tühisuste tühisus, ajutine ja mitte rahuldav, on Jeesuses ümber pööratud. Tema on igavene ja pakub meile igavesti janu kustutavat eluvett. Jeesuses on Jumal selles korduvas, kuluvas maailmas teinud midagi ainukordset. Kristuse lunastav kannatus, ristisurm, ülestõusmine ja taeva minek võib kinkida meile midagi, mida pole enne olnud ega tule ka pärast. See on aja kontiinumis üks kord igaveseks ja kättesaadav igaühele, kes seda südames soovib. 1. Korintuse raamatus 15. peatükis Uues Testamendis kirjutab Paulus selliselt. Niisiis, mu armsad vennad, olge kindlad, kõigutamatud ning innukad issanda töös, teades, et teie vaeva nägemine issandas ei ole tühine. Selle kirja koha pealt saame kindlalt seista, teades, et vaev, mida me talume siin maailmas, on Kristuses midagi enamat. Minu ja mu tädipoja seljahädad oleksid ilma Jumala poolt pakutud lootuseta Kristuses tõesti üsna mõttetud. Aga nüüd võime koos temaga tunnistada, et see vaev viis ja on jätkuvalt viimas meid lähemale Kristusele ja kasvatab meid usuinimestena sitkemateks. Ajalik ja tähendusetu saab Kristuses ajatuks ja tähenduslikuks. Koguja tõdes päris raamatu lõpus viimaks, et vaim läheb Jumala juurde. Jumal on oma poja Jeesuse saatnud, et meie suhe temaga võiks saada taastatud. Maailmas on palju vaeva ja palju sellest tundub täiesti mõttetu ja sihitu. Kristusega koos vaevadest ja lõpuks tervest sellest elust läbiminek annab vaevadele mõtte ja laiemalt sihi. Kui sa pole noorena Jumala peale mõelnud, nagu koguja soovitab, siis ma kinnitan sulle, et parim aeg tema peale mõtlemiseks on täna ja praegu. Aitäh kuulamast ja ma soovin sulle head mõtiskluse ja arutelu aega.